vaid istun hoopiski auto tagaistmel. Lexus LS on selline auto, mille puhul mul ei olegi tekkinud kordagi sellist tunnet, et ma tahaksin juhi kohale istuda. Esimene mulje Lexus LS-i puhul oli rabav. Võrreldes eelmise põlvkonnaga on tegu täiesti uue masinaga. Ja ennekõike paistab see just nimelt välja detailidest. Eelmise LS-i puhul istusin ma väga hea meelega roolis ja sõitsin siis suurima lubatud kiirusega. Siin meeldib mulle vaikselt kruiisida ja vaadata detaile enda ümber. Kui tuleb selline tunne, et tahaks midagi muud vaadata kui aknast välja, siis lülitan sisse ekraani. Ja ei saa mööda ka sellest, et siin tagaistmel on olemas funktsioon, mida esiistmel ei ole. Ehk siis massaaž. Kui te ei taha massöörile maksta, siis tasub endale soetada LS ja kasutada võimalust tagaistmel mitut moodi muditud saada. Kui veel konkurentidest rääkida, siis LS-i ei ole enam mõtet võrrelda BMW või Mercedesega. Pigem kukub see auto Bentleyga samasse klassi. Väga hästi õnnestunud Nobel sedaan, tõeline lipulaev Lexuselt. Selle konkreetse auto hind on 128 000 eurot. Ja ma ei uskunud, et ma seda ütlen. Ma olen nõus seda hinde maksma selle auto eest. Sellega vist ongi kõik kokku võetud.